tere, Liina! Tere! Tere kõigile vaatajatele, kuulajatele ka! Oleme siis metsas, on teine pesitsusraadio Linnukool. Kõigepealt küsingi, Liina, sinu käest, et kus me oleme, miks me siia tulime? Me oleme praegu Tammiku külas, Väike-Maarja vallas, ühes sellises metsatukas, mis on kaitse all ja kus kasvab muuhulgas ka suuri jämedaid männipuid, mille otsa meie tänase saate peategelane hea meelega pesa teeb. Ja võib-olla vaatajatele ka veidi lühidalt räägi palun iseendast ka, et kuidas sa neist tead metsadest ja ka tänase teema linnuronga elust? No, ma olen vabatahtlik metsakaitsja 2 aastat ja siin on tegemist siis minu koduküla metsadega. Ja no, ronk on selline lind, keda on suhteliselt raske ignoreerida. Et kui ta metsas on, siis ikkagi vahetevahel kuuled ja näed teda. Ja eks ikka on siis huvi nende lindude vastu, kes su koduküla metsas pesitsevad. Tänane teema ja üldse kogu selle linnukooli teema on see, et näidata või õigemini tulla erinevatesse metsadesse üle Eesti ja vaadelda seda, et igas metsas pesitsevad linnud ja meie sõnum on siis see, et lase linnupojal suureks kasvada. Liina, mida see tähendab üldse, et lase linnupojal suureks kasvada? No, ideaalis peaks see tähendama seda, et sel ajal, kui linnupojad on kas pesas juba või alles munas ehk tulekul, et me siis ei segaks, ei häiriks neid ja eelkõige ei võtaks maha nende pesapuud või ei sõidaks üle nende pesitsuskohast, kui nad näiteks juhuslikult pesitsevad maapinnal. Ronkadega seoses, mis aeg see üldse siis on, millal rongad pesa teevad, munad pessa organiseerivad, neid hauduvad, kasvatavad poegi? Rongad alustavad hästi vara. Nad hakkavad juba veebruarikuus pesa ehitama ja siis neil on ka nii-öelda pulmad ja vanarahvas ütles, et juba küünlapäeval panevad rongad esimese palgi pessa. Ehk siis tõesti väga vara alustavad nad ja võivad seal pesa peal mune haududa isegi paukuva pakkasega. Nad hauduvad mune umbes kuni 3 nädalat. Nii et põhimõtteliselt veebruaris munad pessa, märtsis siis pojad? No, veebruaris on ikkagi selline pesa tegemine ja pulmad, et need munad ikkagi pigem seal märtsis, et öeldakse, et jüripäevaks seal aprillis, et siis on kindlasti pojad väljas, aga eks see sõltub ka aastast ja kõigub siia-sinna. Aga lihtsalt paljudel lindudel, nagu ka ronkadel, see ettevalmistusperiood on päris pikk, et mida suurem lind, seda pikem on neil ka ettevalmistusperiood, et see ei käi niimoodi nagu mõnel väiksemal värvulisel, kusjuures ronk on ka värvuline. Et väiksem värvuline saab pesa kiiremini valmis ja saab selle kõigega kiiremini ühele poole, aga suurtel lindudel võtab see pesa ehitus kauem aega ja olgugi, et ronk võib kasutada ka eelmise aasta pesa, siis võib-olla ta siiski tahab ehitada korralikult uue pesa, selleks on tal vaja leida kõigepealt selline tugev suur mänd, mille otsa see teha, nii et see kõik võtab seal aega ja seetõttu nad ilmselt suuremad linnud alustavadki varem. Millises metsas või miks näiteks ronkadele siin meeldib, kui meeldib? No, siin on männid, päris suured jämedad männid, nad millegipärast armastavad just männipuid. Sinna otsa on neil hea seda pesa teha, et siin on need täiesti olemas ja siin on veel selline metsatukk, mis on kaitse all, siin lähedal on juba raielangid, kuhu on ka mõned suured männid jäetud, aga nad on rohkem tuulte ja tormide käes ja osad nendest ka kukkuvad ümber. Et rongad ja üldse vareslased on väga nutikad linnud, nii et ma arvan, et nad ikkagi püüavad valida sellise puhu ka, millel on lootust püsti jääda. Aga kui palju ronki on Eestis või ka maailmas tervikuna? Hinnatakse, et Eestis on umbes 3 kuni 5 tuhat pesitsevat paari
eks see sõltub aastast, ega need ei ole nii hästi võimalik lugeda kokku, kui näiteks ütleme kotkaid või mõningaid haruldasemaid linde, kes meil kõik hästi arvel on. Aga maailmas nad on levinud peaaegu igal pool, aga Lõuna-Ameerikas neid näiteks ei ole. Aga kindlasti on Põhja-Ameerikas, Euroopas, neid on Aafrikas, erinevad liigid, Austraaliaski, Aasias, aga näiteks Kesk-Euroopas oli ronkadega selline lugu, et pärast teist maailmasõda nad olid peaaegu nagu ära hävitatud. Ja nüüd paljudes Kesk-Euroopa riikides on nad praegu kaitse all, näiteks ka Saksamaal, ja taastuvad seal tasapisi. Aga Saksamaal on ronkadega selline lugu, et nad on küll nagu looduskaitse all, aga samas nad osadele inimestele ei ole nagu kõige suuremaks rõõmuks, sest et nad näiteks põhjustavad rohkem lambatallade suremust kui hundid Saksamaal. Nad on väga oskuslikud linnud, omnivoorid, nad söövad absoluutselt kõike, millest jõud üle käib ja nad tõesti ründavad lambatallasid niimoodi karjamaal. Aga ma lugesin Saksamaa kutseliste karjust sellist arvamust sel teemal, ütleme hundid, rongad ja erinevalt ütleme meist, kus teatud ringkonnad on hästi selle poolt, et hundid viia miinimumini ja ekstremistid ütlevad, et nad tuleks täiesti nagu ära küttida, siis seal need kutselised karjused ütlesid, et nemad on lammaste kaitsjad, mitte huntide või ronkade jahtijad. Ja et nad kaitsevad elurikkust ja et see, kui üks kaitsealune liik põhjustab probleeme, ei tähenda, et ta tuleks nagu ära hävitada. Et tuleb kuidagi leida mingeid võimalusi. Ja see on kasutatud erinevaid võimalusi, aga huntidega on lihtsam toime tulla kui ronkadega, sest et siis sa peaksid põhimõtteliselt karjale nagu sellise võrgu peale panema, eks, aga seda on väga raske teha, et siis tuleb lambad viia sisetingimustesse poegima. Aga see kõlab hästi õudselt, kui mõtled, et rongad ründavad need lambatallasid ja üldse ronkasid kujutataksegi tihti õudusfilmides, hästi niimoodi õudsetes stseenides ja kõike puha. Aga samas, kui vaadata nüüd natuke ajaloos tagasi, et mida inimesed ise on vareslastega teinud, et peale teist maailmasõda Saksamaal mitmetes piirkondades söödi just nimelt noori vareslasi, tehti praadi, teatud piirkondades oli soolatud, see oli vist künnivares, täiesti normaalne söök, veel 20. sajandi alguses, et külma talve üle elada, ja eelistati ikkagi nooremaid linde. Nii et siis tegelikult see on nagu vastastikune, et ega inimenegi nendesse ei ole nüüd niimoodi suhtunud, et mitte midagi ei ole teinud. See on huvitav, mul see küsimus oleks olnud, et kas mingil ajal inimene on ronka söönud, aga nüüd sa... Ma arvan, et inimene on mingil ajal kõiki linde söönud, kelle ta on kätte saanud, sest inimene on ka omnivoor ja kui on olnud rasked ajad, et siis lihtsalt nii ongi. Et praegu see tundub meile nagu mõeldamatu ja vastik, aga ma arvan, et eks näljaga me mõtleks ilmselt teisiti. Jaa, aga nüüd sellega seoses, et need pojad on aprillis seal pesas, mis nendega siis edasi saab või? Kaua nad seal pesas on? Rongal on umbes 6 aega, siis nad lahkuvad pesast, siis nad on põhimõtteliselt võimelised siis iseseisvalt toime tulema, lendama, aga ikkagi nii nagu ka teiste suuremate lindude puhul, et vanalinnud ikkagi jätkavad nende toetamist. Et see ei ole päris nii, et siis kohe pesast välja ja kõik ongi läbi ja täiskasvanud lind valmis. Aga rongad, kas nad on sellised linnud ka, kes vajavad enda ümber kuidagi palju ruumi, et nad ei taha võib-olla teiste paaridega nii lähestik olla või neil seda küsimust ei ole? Neil nagu vareslastel tihti ei ole seda küsimust, nad mõnikord isegi eelistavad kolooniates pesitseda, et nemad ei kuulu nende liikide hulka, kes tahaksid nagu väga kiivalt oma territooriumit kaitsta. Ja milline siis sinu suhtumine on? Kuidas me võiksime rongadesse suhtuda? Minu meelest me võiksime ronkadesse suhtuda nagu teistessegi lindudesse, et me ei peaks inimestena kindlasti liigitama linde kuidagi headeks või halbadeks
või siis vähem väärtuslikeks ja väärtuslikeks või et üks on nüüd nagu nunnu ja armas ja teine on kole ja hirmus. Eks siit meie peaks nagu selliseid inimlikke hinnanguid andma, et nad on osa loodusest, nii nagu kõik teised linnud ja loomad ja meie ja noh, nii et meie suhtumine peaks olema selline, ma ütleksin selline nagu teadlik. Nojah, see on umbes nagu loodusega üldse, et inimestena me tihti ütleme, et on umbrohi, aga noh, sellist suhtumist loodusel enda suhtes kindlasti ei ole, eks, et kõik liigid on ja nii, jah. Aga nüüd, kuna me ikkagi räägime siin pesitsusrahu pidamise vajalikkusest, siis siia lõpetuseks äkki sinult sõnum siis, kuidas, mis, millal seda pidada ja kuidas pidada? Nojah, meie nagu sõnum selles pesitsusrahu kampaanias koos ornitoloogidega on see, et kõikides metsades oleks see pesitsusrahu 15. aprillist 15. juulini ja kaitsealustes metsades siis 15. märtsist kuni 31. augustini. Ja sellised linnud nagu ronk oma pesitsemise ajaga näitavad selgelt, et see, mida me nagu pesitsusrahuna soovime, on tegelikult kompromiss. Ja see pesitsusrahu, et kui see algab 15. aprillil, siis ronk on selle aja peale juba ammu tegutsenud, ta on ehitanud pesa, ta on selleks ajaks munenud, võivad olla pojad juba pesas, eks enne, kui see pesitsusrahu üldse algabki. Nii et see, mida me praegu soovime, mida on tegelikult aastakümneid Eestis soovitud, on juba kompromiss. Eks siis see on nagu, see katab ühe osa pesitsusajast, mis lindudel on. Mõned linnuliigid, nemad oleksid selle 3 kuuga nagu täielikult kaitstud ilmselt, aga paljud alustavad varem, paljud lõpetavad hiljem. Nii et seda tuleb juba mõista kompromissina ja mitte seda veel rohkem nagu tükeldada. Et meie kampaania ei ole selline nagu Türgi basaar, et me pakume välja mingi oma nii-öelda hinna ja siis läheks nagu kauplemisest, et sellest tulla veel alla, vaid me oleme ikkagi pakkunud välja selle, mis oleks mõistlik ja see on vaja Eestis saavutada. Ehk siis põhimõtteliselt sa rääkisid praegu just nendest metsadest, mis ei ole looduskaitsealadeks, see, mis on 15. aprillist kuni 15. juulini ja kõik siis need linnud, kes pesitsevad kas varem alustades või hiljem lõpetades, et siis looduskaitsealad ja oleksid siis nende pärusmaa ilmselt rohkem ja on siiski veel linde, kellele ka see looduskaitsealade välja pakutud aeg on liiga lühike. Need, kes juba veebruaris millegagi pihta hakkavad, aga juttu on eks 15. märtsist. Ja on sul veel midagi, mida sa tahad kindlasti siia lõppu öelda? No võib-olla lõpetuseks veel seda, et ronk on selline huvitav lind, kes on esinenud palju erinevate rahvaste mütoloogias ja rahvapärimises, et temaga on seotud igasuguseid lugusid. Näiteks on sellised lood, et ronk olevat alguses olnud lumivalge. Ja eestlased räägivad ühe loo, kuidas ronk mustaks sai ja näiteks kreeklased räägivad teistsuguse loo. Et Eestis olevat asi olnud selles, et kui vanasti linnud, loomad hakkasid kõik Emajõe sängi kaevama ja seal vanajumala juhtnööride järgi tööle, siis ronk, kellel oli valge kuub, tahtis viilida sellest porisest ja mustast tööst. Aga siis vanajumal vihastas ja kastis ta tõrva sisse ja nii olevatki tema saanud siis mustaks. Aga tal olevat seal tiiva all kuskil üks valge sulg, mida ta varjab. Ja selle sulega olevat niisugune lugu, et kui keegi selle kätte saab, et siis tal avanevad kõik maailma teadmised ja rikkused ja kui ta selle sule veel ära sööb, siis ta oskavad lindude keelt ja ühesõnaga saab superinimeseks. Aga Kreeka mütoloogias on selline lugu, et jumal Apollo oli armunud ühte järve nümfi ja see järve nümf paraku oli armunud ühte teise mehesse, aga ta ootas Apollolt last. Ta valis ikkagi selle teise mehe ja siis Apollo oli pannud valge ronga ehk kaarna seda naist valvama ja rong läks teatas Apollole, et selline lugu nüüd, et sa oled siis oma sellest naisest ikkagi ilma jäänud
ja Apollo meeletult vihastas ronga peale, et rong ei olnud naisel silmi peast välja nokkinud ja muutis ise ronga süsimustaks seepeale. Ja noh, see lugu läks seal edasi, aga see on siis kreeklaste seletus sellele, kuidas rong sai süsimustaks. Ja noh, skandinaavlastel Oodinil, nende peajumalal ju istusid 2 ronka, üks ühel õlal, teine teisel ja rääkisid talle kõike seda, mis maailmas toimub, ehk siis olid sellised tarkuse ja teadmiste sümbolid. Ja Eestis veel Kalevipojas ka rong õpetas Kalevipoega, kuidas jõuda maailma lõppu. Nii et ta on nagu ühest küljest selline teadmiste sümbol, aga teisest küljest siis Eesti rahvapärimuses ka sellise halva ende tooja ja ühesõnaga selline lind, kelle kohta nagu arvamused, ütleme, lahknevad, et on nii ja naa. Ja põhimõtteliselt, kui sa oled teadja, siis ilmselt tead sa ka nii-öelda halba ja siis sa tood selle ja see, kuidas keegi sellesse suhtub, on tegelikult tema ju suhtumine, eks, et põhimõtteliselt osa inimesi või osa elust võib-olla just arvaks, et on hea, kui ta teab, mis iganes see teadmine siis on, jah. Ja, aga aitäh ja loodame, et me siin ronkasid siis kohtame täna veel. Aitäh kõigile kuulamast-vaatamast. Peame pesitsusrahu ja laseme linnupoegadel suureks kasvada.